kõndisin unes, kus maailm ei rääkinud sõnadega, vaid vaikis minusse. Naine tuli vaikselt, nagu oleks ta teadnud mind enne mind. Ta ei küsinud, ta ei selgitanud, ta lihtsalt võttis tumepunase köie. Sõrmejäämedune, tugev kui tõutus ja sidus mu käe. Tugevalt, õrnalt, vastu mu tahet. Tundsin end vabana hetkel, mil olin seotud, sest see polnud vägivald, see oli peegelpilt, minu enda sisemine hääl, kes ütles: peatu, sa ei kuula veel piisavalt sügavalt. See nöör oli punasem kui veri, soojem kui mälu, tugevam kui kõik, mida olin püüdnud kontrollida. Ta ei karjunud, ei nõudnud, ta lihtsalt oli. Naine, kes sidus mind, oli võib-olla armastus ise või valu, mida olin vältinud, või tõde, mida olin kartnud kuulda. Ma vaid vastu iseendale. Kuidas saab miski, mis näib aheldav, olla samal ajal äratav? Kui ma lahti rabelen, kas kaotan ma sõnumi, mille see köis mulle toob? Sest iga sõlm tema käes olevat mälestus millestki, mida ma ei olnud veel valmis tunnistama. Ma olin seotud, sest olin liiga kaua põgenenud. Seotud, sest mu hing vajas peatumist, et vaadata end silmapeeglist, milleks oli tema vaigus. Naine vaatas mind. Ta ei vabandanud, ta ei lahkunud, ta jäi. Tema kohalolu ütles: ma olen osa sinust. Ma ei sidunud sind karistuseks, vaid et sa saaksid lõpuks tunda, mis sinus valutas, ja õppida seda hoidma õrnalt, ilma hirmuta. Ja ma mõistsin, et köis polnud vangistus, see oli kutse. Kutse võtta vastutus oma sisemise segaduse. Istusin vaikuses, käed seotud, süda lahti, ei rabelenud.
mitte see, mis silitab ja lubab kõike, vaid see, mis kutsub ärkama, ka siis, kui ärkamine valutab. Naine ei öelnud midagi, aga ta silmad ütlesid. Kui sa oled valmis kuulama, siis maailm ei seo sind kunagi enam. Sa seod ennast ainult siis, kui sa ei kuula enda südame sosinaid. Siis ma hingasin sügavalt, tundsin, kuidas köis pehmenes. Mitte see tõttu, et ta oleks selle lahti sõlminud, vaid see tõttu, et mu hirm lakkas vastu võitlemast. Sõlmed jäid, aga nende tähendus muutus. Noid nüüd nagu palvehelmed. Mälestused teekonnast, kus ma lõpuks kohtasin iseennast. Ja kui ma lõpuks tõusin, käed veel seotud, aga süda vaba, siis ta naeratas. Ja ütles esimest korda, sa ei vaja mind enam valvurina. Sa oled endale ise tee.